Nii et julgesid tulla ikka täna, jah? Esimene kaader filmis on tehtud niimoodi, et meil oli see C300 kilekoti sees auto kapotile riigitud. See vihmane ilm tuli nagu üllatusena meile, plaanisime kuiva, aga ma arvan, et kokkuvõttes oli tore, et filtri peale sadas vett ja see andis sellise nagu meeleolu esimeseks kaadriks. Tagantjärele vaadates oli isegi nagu tore. Meie enda keskis selle töö pealkiri oli 50 € projekt, sest see oli see summa, mida koolilt saime. Et kuna selliseid võimalusi ei olnud, siis me pidime neid võttekohti väga täpselt valima ja see koht meile meeldis, sellepärast et seal oli selline feeling ja see tuli sellest olemasolevast valgusest, mis oli mingi üks katkine tjuub kuskil laes, mis klikerdas. Meie stilistika oli nagu parasjagu selline. Aga mul on hea meel, et me saime kõik need linnatuled peale ja et me saime kasutada loomulikku valgust paljudes võttekohtades, mida oleks võimatu nagu valgustada. Näiteks parkla, kus olid tänavalaternid, saintsid selle meeleolu. See on 2 kaadrit, kus see on nagu läbi juhipoolse küljeklaasi. Et hästi kerge oli seda panna. Ta on väike kaamera, kui on selle ees väike objektiiv, et siis mõnusalt. Jällegi vihmane ilm kilekoti sisse ja me ehitasime küll sinna veel riigi, et panna üks LED lamp eest poolt, aga seda saab nagu suht lihtsalt mingi iminappaga kuskile kinnitada. Kokkuvõttes võiks öelda, et kui on väike eelarve, kui on väike meeskond, aga kui on võimalik leida nagu ägedaid võttekohti, et siis mulle tundub, et siis ma valiksin nagu C300 uuesti. Sass, oota, kuhu sa lähed?